tere, kallis üksvägi. tere, kallis üksvägi. Lahtilaskmine. Need kaks sõna kaotavad oma otsese tähenduse siis, kui me tuleme kohale. Kui me oleme kohal, kui me oleme sellega, mis on. Lahtilaskmine ilmub, juhtub, teeb aset ise. Siis, kui me tuleme kohale. Tere, kallid, tere, Kristel. Ma polegi väga täna rääkinud veel, hääl on siuke käre. Et saan teiega siin nüüd luua nende sõnadega ja selle energiaga, mis me oleme. Kui kohale me saame kõik siin nüüd täna tulla. Ja kas mind on kosta, kas mind on kuulda, andke palun märku. Vaatan ka kohe Facebookist, kas ma olen eetris. Kas ülekanne on ilusti ja mis te olete juba siia kirjutanud. Tere, kaunid naised. Eve, aitäh. Tere. Kutsume siis lahtilaskmisele. No nii, Elle ütleb ka tere. Elle otsustas ka tulla coaching usse. Nii vägev lihtsalt. Ja tere ilusat esmaspäeva 10. märts 2025. Lahtilaskmine. Lasen lahti. Kui ma ütlen lahtilaskmine, siis ma vaatan seda kõrvalt. Mis asi see on? Uudistan. Olen uudishimulik. Uurin ja uurin. Ja kui ma oma olemusega kasutan sõnu lasen lahti, siis kehastan seda, lasen lahti. Lasen lahti. Siis sellel samal hetkel toimub lahtilaskmine. Sest sa oled selle valiku teinud selles kõnes, selles sõnas, selles energias, kui sa julged seda ütelda. Ja kui sa tuled veel kohale kõige sellega, mis on, ja ütled, ma lasen lahti, ma lasen lahti, lasen lahti, lahtilaskmine toimub, siis kõik, mis on kinnine, hakkab lahkuma, hakkab lahti minema, hakkab avanema. Ja lahtilaskmise puhul see saab toimuda siis, kui me tuleme kohale ja kohale eelkõige iseenda sisse. Me rääkisime ülimast alistumisest siin aegu tagasi, et see oli reedel, eks ju, et selle alistumise energeetikast just. Kuidas ma ei tea, ma räägin päris vaikse häälega, ehk siis ma olen üsna kohal. Ja praegu tuli lihtsalt teadlikkus, et kas see, mis ma kõnelen, kas see tuleb läbi. Ma tundub, et tuleb. Tere Liina, tere Lea, kallis. Ja kui ma ütlen lahti laskmine, siis lahti on siis avada, ehk siis teha peod lahti, ehk siis teha lahti. Meie egomeel tihti ei taha lahti lasta, sest tal on väär arusaam,
mul on väärkujutelm ja pilt sellest, et kui ma lasen lahti, siis ma justkui kaotan kõik selle, millest ma pean kinni hoidma. aga tegelikkuses universumis, kui te panete tähele, et kõik lahtilaskmine on kohalolu, mis tähendab, et sa lased tulla enamal juurde sellele, mis juba on. et juhul kui see, mis on sinu elus praegu ja ta on oma aja ära elanud, siis see lihtsalt kaob su elust. aga kui see, mis on valmis uueks saama, õitsema hakkama, uude vormi ennast transformeerima, teise koha peale astuma, teisel kujul ennast siia maailma valmis tulema. Ohoh, mul hakkas käima kõrvaklappides miskit, mis ei ole väga hea, ma paneksin selle kinni. Nüüd lõpp käima üks salvestus. aga et lahti laskmine on, kinni hoidmine on see, kui ma olen kinni, eks ju, kinni. Taju selle sõna energeetikat. Taju selle sõna energeetikat. Stuck, kinni, on ju. Kinni on see, kus midagi ei liigu. Kinni on see, mis on paigas, liigutamatu. Ja see on kõik ainult meelekonstruktsioon, kes seda suudab oma siis energiaga ja teadvusega luua, mis loob selle sõna kaudu siis veel rohkem kinnitust sellele, nagu see oleks kinni, mis jätab meile mulje, et see on kinni. Kuid tegelikkuses ei ole mitte midagi kinni selles hetkes, mis praegu on. Ja kõik saab olla lahti, kui sa tuled kohale praegu siia, iga sõna, iga mõttega, iga teadvustusega, iga taipamisega. Ja meie egomeel tihti teeb seda ka, et ta usub seda, et kui ma lahti teen, et siis kõik see, mis see käsi, eks ju, et see kukub ära, on ju, et tekib tühjus. Tegelikkuses kõik see, mis on valmis jääma ja see, mis peab jääma, mis on panus su elule, see jääb. Ja kõik see, mis sinu lahtilaskmise puhul sinu elus on oma aja ära elanud, kukub küljest ära, et tekiks puhtus, ruum ja avarus, et midagi uut saaks sündida. Ja kõik see, mis jääb, saab kasvama hakata ja edasi transformeeruma hakata. Ja saab olla panus su elule. Ma räägin sellest sellepärast, et kui me kas või midagigi oma elus teeme tähtsaks või oluliseks hinnanguga ja püüame midagi säilitada, mida me teeme just nimelt selle egoga, me püüame säilitada midagi, mis oli, siis sinna läheb meeletu eluenergia. Meeletu eluenergia. Sa ei saa olla päriselt kohal, sest sinu süsteemis on mingi teatud sõltuvuslikkus, et säilitada seda, mida sa usud, et sa kaotad, kui sa sellest enam kinni ei hoia. Ja lõpetad säilitada püüdmise. Eks ju? Kõik, mis siin selles reaalsuses on selles hetkes ainult kasutamiseks, selles kohalolus ainult kasutamiseks. Kõik, mis meie elus on selleks, et tunnistada selle kõige kingitust, mis on selles hetkes. Ja kui see inimene, see asi, see olukord tuleb kaasa sinuga
võib-olla teistsugusel kujul, võib-olla teistsuguses vormis, võib-olla teistsugusel hetkel, teistsugusena, siis see tähendab seda, et ta peabki olema sinu elus, et olla panus sellel teekonnal. mõistate? samuti siis laskmine. rääkisime sellest alistumisest reedel Mastermindis, et kõik, kes tahavad seda veel osta, seda salvestust, te saate seda osta. lihtsalt kirjuta mulle. ma saadan sulle lingi, et sa saaksid siis registreerida ja siis selle ostu sooritada. et me laseme. häda on selles, et me pole olnud nii teadlikud. aga nüüd saame olla teadlikud ja oleme teadlikud, et ma lasen. ja see on seotud vastuvõtmisega, otseselt vastuvõtmisega. sest kui ma lasen, siis ma võtan vastu. ma lasen tulla, siis see ongi vastuvõtmine. ma lasen kõigel juhtuda, ilmuda, sest ja see ei tähenda passiivset pealtvaatamist, see ei tähenda tegevusetust, see ei tähenda osavõtmatust, vaid sa oled täielikult eluga ühenduses. eks? mul on selle kohta nii palju jagada. mul tuleb lihtsalt nii palju infot seest lahtilaskmise kohta ja praegu ka, kui paljud teist on nüüd kohe, kes paljud teist lasevad lahti. kas sa lased lahti? kas sa oled lahtilaskmises? kas sa oled nii kohal? et kõik, mis su elus praegusel hetkel on, kuulates minu sõnu siin ja olles iseendaga ühenduses. ma lasen lahti sellest tähtsusest. lasen lahti sellest püüdest midagi säilitada. ma lasen lahti sellest, mis hoiab elu energiat paigal. mis ei lase mul luua sellesama energiaga midagi enamat. lasen lahti. lasen lahti kõikidest hetkedest, mõtetest, tunnetest, emotsioonidest. ma lihtsalt lasen ja lahti. panete tähele, see on nagu ma lasen lahti. ma lasen lahti, see on nagu liblikas. eks ju? lasen lahti kõigest, mis ma olen tähtsaks teinud ja märka, mida su ego teeb. märka, mida su egomeel sulle jutustab selles hetkes ja märka oma tunnet, mida su keha teeb selles hetkes. muideks, kallid naised, homme õhtul on üks majas Lady Grace, siis naiste õhtu, naiselikkusesse kukkumise ja armastusse kukkumise õhtu. ja see kõik, mis homme õhtul jällegi saama hakkab, on rohkem häälestuda sellesse kohalolusse, oma pärisolemusse, sellesse tohutusse valgusesse, kes sa oled, et sa saaksid seda ühendust iseendaga, eks ju. et homme õhtul kell 7 üks majas, palun pange ennast kirja, sest kohtade arv on piiratud ja üle hulga aja saame jälle naised kokku kehadega, füüsiliselt. eks, tulge. mulle meeldib, kui sa, Liivi, ütled kullakene. see on nagu kullatükk. kuldne mina, kuldne sina ja kuld, mis särab. lahtilaskmine. ja lahtilaskmine on egole hirmutav.
ego on meelele hirmutav. Mis asi on ego meel? Ego meel on see, kes kogu aeg jutustab, miks sa ei tohiks lahti lasta, mis on hea, mis on halb, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, mis on õige, mis on vale. Ta kogu aeg jutustab ja ta kogu aeg defineerib. Tal on võime kogu aeg kõigi kirjeldada, kõike määratleda. Ja ego pole halb. Ego meel on tarvilik, et sa teadvustaksid iseenda inimkogemust ja sa teaksid oma väärtusi. Ja lahti laskmine on ka siis seisund. See on kohalolu ja ühendus. Lahtilaskmine on ühendus. Tõeline lahtilaskmine on ühendus. Tom Helstein kirjutas ühe raamatu kunagi, mida ma lugesin tõesti mingi 3-4 korda vist. Et kui sa loobud kõigest, siis sa saad kõik. Kui sa loobud kõigest, lased lahti, siis sa saad kõik. Loobudes kõigest sa lood ruumi, avaruse, energia, kus kõik see, mis peab tulema, tuleb sinuni. Ja kõik see, mis peab minema, lahkub. Aga meil on häda selles, et jällegi meie ego meil ei taha usaldada seda, et ma olen ühendus universumiga, ma olen ühendus kogu kõige suurema jõu ja jumalikkusega, mis asub minus, sest mina olengi see, kes loob kõike. Sest mina olengi see jõud, kes usaldab, et see asi ei panusta mu elule ja või et see asi peabki minema, kui ta nüüd hakkab siit minu maailmast lahkuma, eralduma. Me oleme nii palju teinud siin maailmas selleks, et mingeid asju säilitada. Vaadake loodust. Vaadake näiteks, ma vaatan oma Roosi Peenart, eks ju, eelmisel aastal jällegi kõik, mis peab tulemast tuleb. Üks väga hea sõber tõi mulle 20 roositaime ja minu suur unistus oli väga kaua olnud see, et ma tahan omale suure roosiaia teha. Need esimesed 20 roosi ta tõi mulle. Ja ma olen hästi täielikus lubamises ja usalduses sellega ja samas ka teadlikkuses, et kui talv tuleb, ja usaldades ja uskudes roosidesse, et nad on nii tugevad, et kõik, mis justkui peaksid nii-öelda pakasele ei pea vastu, nad lähevad välja, eks ju, nad lihtsalt lahkuvad. Et ma ei pea tehislikult otseselt midagi nendega tegema. Et nende tugevus siis esile tuleks ja nüüd vaadata seda, et väga külm talv pole ka olnud, on ju. Et kevad on käes. Et kõik roosid on elujõulised, eks ju. Kõik roosid kasvavad. Et ma lasen olla, ma lasen juhtuda. Ja samal ajal ma loon ja teen oma teadlikkusest kõike seda, mis on täielik usaldus. Totaalne usaldus. Et ma tunnen, kuidas see usalduse ja lahtilaskmise kohalolus esile tulek siin ka meie laivides, kes siin nüüd vaatamas käivad ja kuulamas käivad ja ka nendel naiste jututel, siis see jõud läheb nii suureks, et ja see, mida ma teen ja mis ma olen ja mida ma inimestele pakun, selle väärtus hakkab üha rohkem mulle kohale jõudma. Ja see valmidus, see ühendus, see ilu, mis sellega kaasneb, see kaunidus, ilu ja looming ja jõukus, mis sellega kaasneb, see graatsia, millega sa esile tuled siia maailma, see suursugusus. See on see miski, mis hakkab sinus elama, kui sa tuled kohale ja oled täielikus alistumises ja lahtilaskmises kõigega kogu aeg. Ja see ei ole tegemine siin loogikas ega peas, vaid see on seisund. Täielik usaldus. Ja samal ajal tehes valikuid. Samal ajal kõnetades ja kõneledes universumiga kui oma kõige suurema armastusega.
iseenda sees ja lubades ja lastes iseennast tingimusteta armastada. pange tähele, see tingimusteta armastus, eks ju. Et ma ütlen seda sellepärast kahe sõnaga, et see lihtsalt mitte armastus, vaid tingimusteta armastus. Selleks, et sinu meel teeks vahet praeguses hetkes ja eristaks seda kohta, kus sa ise armastad tingimustega. Eks ju, armastus ei ole tingimustega. Ja seda sõna selles seisundis ei pea üldse kasutama, kui sa päriselt sa oled. See on armastada oma vaenlast, eks ju. Armastada oma reetjat, armastada oma valusid, armastada ja mõista kõike. Eve kutsub naiste õhtule ja sellest saab midagi väga-väga suurt ja väga viimast. Mul käis siis üks naine, kes pani ennast kirja kosmilisele kraadimisele. Käis minuga vestlusel. Ma tajusin tema tohutut suurust ja jõudu. Ma nägin teda sügavusse ja imetlesin tema seda tohutut kohaloleku jõudu, mis temas on. Ja ta oli nii väga valmis. Ühesõnaga see, mis tema reaalsuses oli, millega ta pidevalt rinda pistab justkui sellise seisundiga või olukorraga, kus ta on, ta justkui valib, aga siis ta keelab omale seda valikut, ta ei lase. Ta justkui tahab, aga siis ta lõikab selle siit vahelt ära, et ei, eks ju, justkui alateadlikult karistab iseennast. Karistab iseennast enda teadmata, mida ta siis teadvustas, arvates, et see, mis sealt nüüd esile tuleb, on väga-väga nagu hirmutav. Mis ongi egole hirmutav. Ego ongi see, meie egomeel ongi see, mis ei taha, mida me ise muidugi toidame, mis ei taha, et sa oleksid vaba ja oleksid lahti lastud. Et sa oleksid täielikus alistumises, tehes neid valikuid, mida su süda kõneleb. Sest su süda kõneleb suga kogu aeg. Ja kui me hakkame oma südant kuulma, siis ongi see seisund, kus kõik ongi lahti laskmine. Kui sa teadvustad seda, et kõik, iga sekund hingetõmmet on ajutine. Ma hingan sisse ja hingan välja. Ma hingan sisse elu ja ma hingan välja tänulikkust. Ja kui sa tead, et see hingetõmme, mis sa just hetk tagasi tegid, on väärtuslik. Et sa said kogeda selle kehaga, selle südamega, nende inimestega, selle koduga, selle võimalusega elada. Siis see on see väärtus. Ja nüüd, kui sa seda teadvustad, okei, kas ma päriselt teadvustan seda, et ma praegu elan, olen elus. Ja siis kui võrd on meil tarvis lahti lasta, kui sa päriselt soovid olla elus, läbi selle südame, selle kohalolu, mis on praegu. Ja usaldada seda, et kogu see armastus, mis sa oled, kogu see õnnistus, mis sa oled, see graatsia, mis sa oled, kogu see vikerkaar, mis sa oled, leiab aset. Seal ei ole sind, nii-öelda tegijat.
nagu ütles Mercedes ja nagu ütles keegi veel. vaid see on puhas teadvus. ja kõik, mis sa oled ja mis su ümber on ja mis su keha on, see on kõik ajutine. ja seda teadvustust aitab sul mõista rohkem see, kui sa pöörad tähelepanu sellele, et sa hingad. nagu Kirna-Mõisa, mis ta nimi on, nüüd mul tule meelde. see mees, kes seal elab, ütles, et vanust tuleks mõõta hingetõmmetega. sinu maist inimeseks olemise vanust tuleks mõõta hingetõmmetega. sest keha näitab sulle seda igal sekundil. sa hingad sisse hapnikku ehk siis rikkust, jõukust, elujõudu. ja kui sa veel hingad teadlikult läbi oma keha ja läbi oma selgroo sabakondist pealaele, pealaest välja. ja hingad välja juure kaudu tänulikkusega. siis see rütm ongi see kohalolu, see südame tukse, mis pumpab, võtab sisse, laseb välja, võtab sisse, laseb välja. see kohalolu, see rütm kõiges, kui sa kaasad kõike ja teadvustad selle elu väärtust nagu tegelikkuses ka, siis märka seda, kas on pointi üldse mõtelda mingisuguseid selliseid mõtteid, mis oled ennem mõelnud. kas on üldse pointi nende mõtetega tegeleda enam või sellele asjale oma tähelepanu, oma väärtuslikku, kõige väärtuslikumat energiat anda, mis on sinu teadvus, mis on kogu teadvus. sest kui me hakkame elama oma suuremast teadlikkusest ja üks olemisest, nagu see grupp siin on, lähtuvalt, nii kohal, siis see kingitus, mis sa maailmale oled, on hindamatu. sest olles üks kõigiga, sa ei saa millestki kinni hoida. sul ei ole võimalus millestki kinni hoida. aga selleks, et olla üks kõigega, pead sa olema kohal. pead sa teadvustama neid kohti, kus sa mängid väikest mängu ja lased lahti. pead teadvustama seda sõltuvuslikkust oma mõtetest, tunnetest, emotsioonidest, mingisugustest probleemi lahendamistest, mis ei ole üldse teema. vaid julgus kõike vastu võtta selle õnnistusena ja selle kingitusena, mis iganes kuju see võtab. et eile õhtul ma hakkasin rääkima sellest naisterahvast, kes mul kraadimises oli. et see võitlus, mis ta sees oli. ma saatsin talle häälsõnumi ja küsisin ta käest, et kui kaua veel sa oled valmis või pead sa iseennast piinama ja iseennast karistama või sa otsustad iseennast karistada. enne kui sa iseenda jumalikkust näed. ja see küsimus puudutas teda väga. ja ta tundis esimest korda elus, et keegi võõras inimene tingimusteta väestab. millal ta siis pidas silmas mind. ja kui ma seda lugesin, siis minu jaoks on see elementaarne. ja ma väestan kõiki neid, kes on ja ta ütleski, et ta pole elu sees midagi sihukest kogenud.
mis pani teda enesest teadvustama iseenda väärtust. Ma ei tea, kas te ka kuulsite? Väga lõbus. Ma olen täna pikalt siin eetris olnud. Juba rohkem kui pool tundi. Ja siis ma sellega tagu öelda tahan, et see kohalolu, selles kohalolus sa hakkad olema miski suursugusus, graatsia, tõelisus, mis ilmutab ennast sinu jaoks. See ühendus, mis ilmutab ennast sinu jaoks. Ja sa mitte midagi. Aga see kõlab, see paistab, see särab, inimesed kogevad, inimesed tunnevad. Su lähedased kogevad. Ja no nii, tuli tagasi. Kirjutasin just, et nii suur energia, et tõmbab kõik struktuurid laiali. Selle naisterahva puhul, kes siis muga sellele kraadimise kõnel oli, mis on pool tundi, kus ma lihtsalt küsin küsimusi sinult, kus ma heidan justkui valgust sulle endale, et sa saaksid näha iseennast. Siis ja selle asja point või eesmärk on see, et sa saaksid näha, kus sa asud iseenda elus hetkel ja ta nägi seda iseenda, seda hetke või seda kohta, kus ta asub iseenda hetkes ja teadvustas ka seda, et ta on valmis ükskõik mida tegema. Ja siis tal tuli, et seda muuta, eks ju, et ta soovib elada seda tõde, mis on ta enda tõde ja soovib elada seda nagu julgelt, seda sama armastust, mis ta elab teiste jaoks, aga ta soovib seda iseenda jaoks, sest ta lihtsalt ei jaksa rohkem. Ja siis ta tuli see, ja siis ta ütles ka hiljem seda, et tal on hästi keeruline rahadega või rahaliselt üldse, siis raha pool. Vaadake, see on ka üks asi, mis nüüd meie ego meeles istub ja meie reaalsustes istub, et raha on lihtsalt üks raha. Täpselt samamoodi, et rahal on nii, me oleme teinud raha nii tähtsaks asjaks, mille kaudu me justkui vastu võtame või ei võta vastu, eks ju. Uskudes, et raha on see, mis võimaldab meil elada või võimaldab meil valida. Ja pange nüüd, issand, kui huvitav, hakka selle laulma mul kõrvust. Järelikult see kogu siin kõrvadest laulma hakkab, praegu hakkas üks bachata lugu tantsima kõrvas. Tahab, et te kõik tantsiksite oma elu tantsu. Kas te tantsite? Tulge kohale, tulge sellesse rõõmu, sellesse vaikusesse, kus sa saad valikuid teha, mis iganes sind kõnetab. Sinu vägi, sinu rõõm, sinu Lady Grace, sinu graatsia, sinu õnnistus, see päris jõud, kes sa tegelikkuses oled. Ehk siis naised, mehed. Aeg on käes. Ma tean, et sa oled nii paljudest asjadest tüdinud oma elus. Aeg on käes ja raha ei takista. Kui raha poleks probleem, mitte ühegi sinu unistuse valimisel. Mitte ühegi sinu unistuse järgi minekus. Vaata kõiki oma unistusi praegu. Ja vaata, kas sina ise, hinge, meele ja keha joondus, sinu tervis, sinu füüsiline keha, sinu hing, mis särab, sinu kaunis, imeline keha, mis päriselt tahab liikuda, elada, rõõmustada, naerda. Ja sinu meel, mis on nagu nii ühenduses kogu kosmilise energiaga, kas sa elad seda energiat? Et kas nüüd on aeg seda valida, mis iganes on nõuta ja lõpetada oma energia põhjuse ja tagajärje reaalsuse toitmisele. Lõpetada ära see.
lõpetada ära see tähtsus, millest me kinni hoiame. Ma ei saa, sest mul pole raha. Ma ei saa, sest jah, ma valiksin seda, aga ma pean veel tegema raha. Ma pean veel tööl käima, ma pean veel need arved maksma. Läksin Mehhikosse, mul oli 400 eurot. Ma ostsin pileti, mul oli kontol 20 eurot. Sest asi pole rahas. Sest see kirg, millega sa elad, see kirg, millega sa inimeste jaoks oled olemas, see kirg, mida sa tead, mis elu saab olla ja sa elad seda ja kõneled seda ja oled see ja teenid maailma. Mitte raha pärast, et saada raha, et maksta arveid, vaid selleks, et see loob, siis universum. Sa hakkad märkama ja sa saad märgata, sa ei saagi enne märgata seda. Kuidas kogu elu armastab sind tingimusteta. Mis tähendab, et sa ise oledki see universum, kes armastab ennast tingimusteta. Ja kõik see toob sulle lõputu külluse ja rikkuse. Et see on see, kuhu ma sind kutsun. Valima seda reaalsust. Ja elama lahti laskmises. Ihas ja kires, et leida, kehastada, avardada, nautida, kogeda, teenida ja pakkuda. Ma olen pakkuja, ma olen see tingimusteta armastus, ma lihtsalt pakun, sest minu jaoks ei ole kunagi raha küsimus. Sest kui sina valid, siis kõik see, mis on valmis sulle pakkuma, tuleb sinuni. Koheselt. Seega kallid, aitäh teile tänase laivi eest. Mul on hästi suur sügavenemine eilsest alates. Ma pidin ülevoolavalt. Voolasin üle eile sellest armastusest, millest ma teadlik oli ja mida ma tundsin füüsiliselt oma hinges, siis ma soovin sulle seda sama, et sa julgeksid lahti lasta, sest siis see ilmub. Julgeksid lahti lasta rahahirmudest ja sõltuvuslikkustest ja sõltuvusest olla sõltuv lahti lasta. Ja ma tõenäoliselt teen ühe mingi saate või laivi või mastermindi lasta lahti sõltuvusest sõltuda. Vaadake, lasta lahti sõltuvusest sõltuda. Lase lahti sõltuvusest sõltuda. Vaata, mis ilmuma hakkab. Imekaunist päeva sulle. Päike paistab ja nädal algas. Erakordset armastuse, valguse ja tõe kogemust sulle. Homseni, tšau!